Blade River Canyon, mis on siis maailma 3. ja üliilus ja see on maailma kõige rohelisem canyon üldse. Ja see on siis 26 kilomeetrit pikk, 750 meetrit sügav ja vett on siin parimatel aastatel 71 meetrit sügavust. Siin on hipod ehk siis need jõeobud ja krokodillid. Vett hüpata väga ei taha, et me viite seda hipot juba nägime. Ja hipo on Aafrika kõige suurem kiskja ja kõige rohkem tapab inimesi aastas üldse. Here's the hippos. Hippos are most dangerous animals which is killing a lot of people by biting them to death. One bite of a hippo, you are dead. It kills you to take you off. So you don't by yourself. Ja ülisuured kaljud ja kanjon ülimõnus. Ja kiid on ka päris mõnus, et vaheliseks autosõidule võtsime ühe paadi, suvalise aluse ja siis mingit koske lähme ka vaatama. Ja mäed on tõesti kõrged, et võib-olla ühe mäe otsa saame õhtul autoga minna. No sellise vaate puhul ei olegi sõnu vaja. Mega äge. See on endiselt see canyoni piirkond, kus me oleme. Hakkab vaikselt sinna India ookeani poole sõudma, aga siin on, kui siit all hüpata, siis läheb ikka tükk aega ennem, kui päriselt surma saab. Hullu maja. So, can you show me how you play it, please? And who is dancing? Yes, Lovely. yes. This is baobab. 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 This is a fruit what... Baobab. See on fruit, mida ma pole kunagi söönud. Ja siin on tramm. Okay. Hello. Hello. How are you? I'm fine. You're fine. Yeah. What about these ones? Is it ready? It's ready. And how much? 60. 60. Yeah. 60 in one bag. Yeah. Okay, that's nice. I will take one bag, but what do you recommend? This one is nice. Or actually this one. Look at this. It's nice. Yeah. It's nice and soft. So I will take one. Jälle saab lõkke peal süüa teha. Mitte, et nagu eile poleks saanud, aga nüüd on küll niimoodi, et meil on siin seda Lõuna-Aafrika pada ja siis meil on üks veisipada. Panime kõik kokku ja täna saame sellest soojaks, muidu meil see kapp hakkab varsti nüüd jääke täis saama, et sööme vahepeal ära. Ja spagetti tegime ka. Ja need paneme ka natuke siia sisse. Siis meil on üks asi veel. Kas see on toores või? See on... panen sellega sisse. See on üks hakkliha kaste purgis. Kuna alati ei ole võimalik kõik asja värskena kaasas vedada, siis matkaautos on hea, kui on midagi konservis ka. Vau. Nüüd tuleb küll toit. Üliilus koht on, oleme kuskil eramajutusest, mingi kodumajutus. Hästi ilus, puud on valgustatud, majakesed, autoparklad, bassein on olemas, ülisuur, laululava moodi grillieeria. Ja peavad ise kitsasid ja mingid puuvilju kasvatavad ka vist. Praegu me oleme tohutute nagu mangode ja igasuguste sitruste sellises põllumajanduspiirkonnas. Et homme me kavatseme igatahes kuskile sisse murda. Tahaks mangofarmi minna, et tahaks ka teada, kuidas mangot kasvatatakse ja mis selleks tegema peab ja
ja kuidas see üldse meie teisel pool maakera jõuab, et need mangod nagu siin, need on nii suured nagu pool seda potti, sellised suured, et ma pole näinudki nii suured. Et nad ei ole väga pehmed, kõik, mõned on väga pehmed. Need, mis väga pehmed ära, neid saab tegelikult üli hästi grillida ja läheb lõdiks. Nii, tulen sellega. Nii, natuke võiks panna ikkagi. Baboo. Nii, kirjult rohkem ei pane, ülejäänud asja homseks. Panime sibulati küüslappi juurde ja tegime kõrvale tomati kurgisalatit. Siia panin ka natuke sibulat. Natuke värsket käes köögiviljadega on siin riigis nagu halvasti, et nad väga ei armasta värsket köögivilja süüa. Poes on väga väike valik, ongi tomatkurk ja siis üks kapsas kogu lugu. Täna leidsin kartulit, tavaliselt nad kasutavad pataati. Leidsime kartulit, need leidsid pool pehmedega ja saame teha lõkkekartulit. Täna vist ei jõua süüa, aga äkki homme. Üli mõnus koht. Hommikul on 7. Mul meeldib siin Lõuna-Aafrikas see, et kui on pime, kell 7 on ikka kott pime, kell 9 juba suke tunne, et lähed magama, sest midagi teha pole siin. Nii pime, et sa ei saa mitte kuskil minna ka, linnades on suured probleemid igasugused kuritegevusega. Kell 9 oled magama, kell 7 oled juba suhteliselt välja puhanud, lähed sööd hommikusööki, kell 8 saad juba hakata toimetama, päev on nagu pikk, aga õhtu lõpeb nagu väga-väga järsku. Oleme ühes ägedas kohas, kus me eile ka tulime. Üks üliilus kodumajutus, kus on väike kitsekasvatus, siin taga teevad erinevaid hääli. Need ilusad kanjonid on veel näha siit, kus me eile ka käisime. Ja see on meil kõhu täis ja tuleb vist üks rehv ka, ma ei tea, kas ära vahetada või täis pumbata, igatahes üks rehv on tühi. Ja siis hakkame vaatama, kus me lähme. Siin on mangofarmid, et püüame minna mangofarmi, et ega meil mingit plaani ei ole, aga päeva jooksul saame plaani teha. Tervis ju. Tarmak on 3 ja Gräver on 2-0. No, paneme siis 2,5, siis on middle of nowhere. Aga ma arvan, et see väga seda rehvi õhkonnab seisib jah. Grävel 2 ja 2 juba on selline, see küll, aga Grävel ei ole, et see võiks ikka natuke rohkem olla. Ja me paneme 3 ikka ära. Nii. Loodan, et ei pea rehvi vahetama, et saame selle rehvi õhu sisse pumpamisega hakkama. Ja siis saab teekond jätkuda ja vaatame siis mangofarmi. Väga äge bensiinijaamas olev lihapood. Ja siit teevad seda biltongi, see on see Lõuna-Aafrika kuivatud liha. Nad teevad seda hoopis teistmoodi kui meie see jerky või see pole ka meie oma, aga jah, vaatame. Erinev sorti lihasid, see on siis kuivatud vorst, mida me siin oleme söönud, üli hea on see. Terve vorst kuivatatakse ära, üli maitseb. Lõuna-Aafrikas süüakse alati selliseid kondiga tükke, mis on hautis jaoks üli hea, see on isegi natuke juba marineeritud. Need ikka oskavad süüa teha tegelikult, aga kõike saab nagu väga heavy food, hästi palju liha. Köögivilju, nagu te teate, väga ei sööta siin. Kuulus vorst, ma ei tea. Seda süüakse igal pool, sellised suured ketted, et seda tehakse ka ja seda, kui vorsti tahas võid selle haklihasest välja võtta, saad hakliha ka. Mida ma pole kunagi näinud, on kergelt suitsu saanud, seda peaks ostma, see on nagu selline sink. See on nüüd kas veis või siga, pigem siga, sealehe koot, mingi kerge sink. Seda ramsteik on meil igal pool, see isegi pole ramsteik, see on ikka on ramsteik, jah, väga õige. Ja hea kärakas võid on first choice. Mulle selline võipaber meeldib, see on äge, palju parem kui me see alumiiniumasi, see on kuidagi kodune, tekitab tunnet, et see on ülikvaliteet, ma ei pane õiet pidi ka. Juust on meil väga hea täna hommiku sööda. Peekonid. Suurt vorsti saab ka. Vaata, see saab koju oma suksed kette ka osta. See on päris hea. Ma arvan, et seda me ei söö ära enne jõule. Ei ole mõtet osta, natuke liiga palju on.
Chicory hämm, Chicory suitsuga tehtud sink. Seda tahaks proovida, äkki saab vastu näe keelt müüakse eraldi. Noh, Itaalia salami nagu ikka, juustuvalik. See barbecue ribs. Kindlasti midagi pärast ütlema. Siin on hea lihakapp. Ja siis dry age. See on hirvelihas siis. Väga mõnus pood, nüüd on seda bitongi vaja osta. Lähme vaatame, mis see bitong. See on äge. See on äge. Seda me võtame kohe rohkem. Ja siin on need suured tükid. Beef bitong, beef dry vorst on see vorst, võtame selle suurt bitongi ka. Seda me tegelikult ühes sahvripargis tahtsin saada, aga sellel oli nii pikk järjekord, et me jätsime võtmata, aga nüüd ma võtan seda. So how you do that? So you aging before you smoking? Yes. And how long you aged after that? Just after prison. Okay. Very nice. So But we only eat for 2 to 3 days. 2 days. And you smoked as well? No, we don't smoke. Just salt and pepper. You keep in a flame a little bit. We just put on the salt and pepper, then we leave it for the night, then tomorrow. You're hungry? Yes. I don't believe you. This is you need to be smoke as well or something. Okay, anyway. No. Okay, pack it up. Pack it up. Okay. And this one is the same. No, this one is the traditional one, then we glaze it with the chutney. Kui hea. Nagu on nagu natuke kuivatatud ja natuke ei ole ka, et see nagu ka sööks nagu sellist nagu roast beefi, aga natuke rohkem kuivatatud. Siin on mingi šatniga segatud. No. And the other one is not Nice. ready. Saabume järjekordsesse Mango farmi. Kahest on meid välja visatud juba. Äkki siin saab meid tegema pilti ja videosid. Aga vaatame. Nii, nüüd sõidame Mango farmi sisse, siit meid välja visatud. Ja nüüd sõidame autokastis nagu farmitöölised. Sõidame siis neid puid vaatama ja mangosid vaatama. Ja ühes Mango sellises kompaniis töötab hooajaliselt, kui nad valmis on, umbes 5000 inimest. Meeletu mass. 5000 inimest, see on ikka rets. Aga ei äge. How many hectares you have the mango trees? We have, on all the farms combined, we have 190 hectares. Okay. Yeah. And you get 1 hectare per ton? Ton per hectare, we look at 30 to 35 tons per hectare. That's... We do well, yeah. Okay. There's other guys that don't get that, but Okay. We are lucky on this side. Yeah, These ones are probably 20 years old. 20 years old. Yeah. But what's the oldest? Who is The oldest ones we have on this farm was planted in 1974. 1974. Yeah, and it's still producing. Yeah, That's older than me. yeah, That's really old. yeah. It's very old. Yeah, it's a test block. This one. Okay. So it's every tree is a different variety in this one. This is this there. So all of it's different. That block is old Tommy Atkins. Okay. But this one is every tree is a different variety. And the mango trees is growing very well with this climate. Yes. And you need to put water yeah. quite yeah. We put every day. the water with the microsystem. Yeah. Okay. Yeah. So now, if you must take this mango when they harvest it, you pick it with the stem, but then you break this because you see that drops coming out. The juice is coming out. Yeah, it's the latex. We call it latex. Okay. If it gets on the skin, it will burn the skin for the mango. Okay. Yeah, That's so it. you have to, if you pick it, you put it in the tray like this Like this. until it's dry, and then you put it in the. Okay. Otherwise crate. going boiled. Yeah, it's gonna get spoiled and burn like black spots here on the. Okay. And On the every skin. mangoes is a hand pick. Yeah. So you need to keep this one or Yeah, that one. You can just break the. Yeah. break like that. Yeah. And then you little bit squeeze.
Yeah, at least here now it's not coming a lot. So this one is so to say, you can say it's right now. okei , Yeah, because if it's not right, there's too much coming out. okei . Yeah, but this one it's fine. ühe puu peal kasvab siis üle 30 mango ja ühe hektari pealt saab siis 30-35 tonni mangosid kätte. Ja ainult üks kord aastas saab siis sellise mango. Ma mõtlesin, 3 korda saavad, aga jah, üks kord aastas saavad ja ülejäänud aja siis nad hoolitsevad puude eest, päätavad, kastavad mingisuguseid kemikaale, selles suhtes kemikaale, et need mangod ei läheks nagu kasvades mädanema. Ja siis kohe, kui mangod on valmis, on ära korjatud, siis ongi tegelikult veebruari lõpp ja pool märtsi ka nagu praegu nagu siis on läbi, sellepärast mangod on iga palju müügis ja kohe, kui mangod on ära kasvanud, siis hakkavad puid lõikama, et need puud ei tohi ainult ühe selle öisiku võrra võivad aastas kasvada, muidu nad kasvavad liiga pikaks ja raiskab nii-öelda energiat ja siis mangosid ei tule ka nii palju, et nad peavad kontrollima, et ainult üks öisik nagu kuusevõrsele, iga aasta tuleb üks võrs siin samamoodi. Kui tegelikult tahaks tulla 2, aga nad ühe lõikavad siis maha. Muidu on lihtsalt energia raiskamine. Kui need vett on vähe siin, siis nad väga hoolitsevad selle eest, et oleks nagu ikka iga majandus, et üle pole mõtet raisata.